action. Eesti kroonid olid sellel ajal ja kilekottides võib-olla vahel toodi ja ikkagi ümbrikud ja patakad olid ikka enamasti. Ja siis ma olin käpuli selle poodiumi peal niimoodi, et seelik oli ära tulnud, jalg oli verine. Ja selgus, et Tanel Padar ootas mind 1,5 tundi. Püksilukk lahti teha, till välja upitada ja lihtsalt kusta mängimise ajal. Ja siis, kui ta kelle tagasi ja niimoodi see juhtus. Tere, mina olen Keter Jaani ja ma räägin teile täna toredaid lugusid, mis on juhtunud lava taga, lava ees, lava peal, lava all, lava üleval. Lava üles on pole sattunud, aga äkki jutu käigus satun. No, tegelikult on ju igasugud toredaid ja lõbusaid asju juhtunud, aga kui keegi küsib, siis need alati kõik ei tule korraga meelde, nii et ma olen täiesti kindel, et kui see saade siin läbi saab ja ma pärast koju lähen, siis mul ärkavad ellu igasugu muud toredad hetked veel, mis olnud on. No mul lava peal on juhtunud selline asi, et õnneks riided ei ole katki läinud, aga mul tuli pats peast ära. Ja kuna need juuksed ei olnud veel nii pikad, siis ma olin ostnud endale ühe sellise hobuse patsi ja ma enda arvates panin selle väga tugevasti kinni. Ja ma tunnen viimase loo ajal, et see tugevus ei ole enam see tugevus, mis ta alguses oli. Ja ma tunnen, et ta nagu hakkab ära kukkuma ja ma hoidsin siit niimoodi kinni. Ja siis ma loo lõpuni olingi sellises asendis. Proovisin oma keha hoida kõik niimoodi, et see näeks kaunis välja, et ma oma kätt siin tagasi terve loo aeg hoian ja ütlesin aitäh ka niimoodi, et see käsi oli siin üleval. Ja siis ma läksin ära ja kui ma oma käe ära võtsin, siis see hobuse pats, mis ma olin selle enda arvates väga tugevasti pandud, lihtsalt kukkuski maha. Aga tantsijatel on küll minu tantsijatel, kes minuga on siis kontsertitel, ka on kukkunud mõned lisajuuksed ära. Et tantsime ja keerutame, vaatame, et kellegi juuksed on talla all või siis lihtsalt viskame need ruttu lava taha, et keegi ei näeks. Et neid hetki ikka on olnud. Kui ma täna siia tulin, see küll ei ole nagu Bäkkari lugu, samas natukene ka on, sest ikka kodus valmistasin end ette, kuulasin ka teiste Bäkkari lugusid ja tegin siis enda garderoobi lahti ja vaatan, nii seal on T-särgid, pusad, kampsunid, aga ma tundsin, et tahaks nagu natukene midagi pidulikumat. Siis ma tegin enda elukaaslase poole lahti ja vaatasin, kui palju lahedaid pintsakuid seal on. Ja üks minu kõige lemmikumaid pintsakuid on just see on tegelikult ka tema lemmikpintsak ja ma mõtlesin, et võiks selle natukene naiselikumaks võib-olla teha ja mul on üks selline hästi mugav ja ilus kodukittel ja ma lõikasin sellelt kodukitlilt täna sellised volangid ära kääridega ja siis ma ruttu õmblesin need siia külge. Ma mõtlesin, et äkki on lahedam ja siin ma olen. Ma loodan, et see näeb lahe välja ja pärast kui koju lähen, siis ma lihtsalt harutan selle kõik lahti ja pintsak läheb tagasi oma kohale. Praegu tuli meelde, see kontsert toimus Sauel ja ma arvan, et see oli selline 7 aastat tagasi. Mul oli seljas üks tüllseelik, pikk tüllseelik, see oli Liina Steini seelik. Ma ei jõudnud sellega esinema minna õnneks, sellepärast et ma panin selle selga, ma kohtusin oma fännidega, käisin seal igal pool ringi, läksin korraks veel lava taha, et lavale minna ja ma vaatasin peeglist, et see seelik paistab läbi. Mu trussikud paistsid läbi terve see aeg, kui ma käisin seal fännidega kokku saamas. Mõtlesin nagu, et kuidas see võimalik on, et ma ei lase kunagi sellistel asjadel nagu juhtuda. Ma ei tea, see ei käinud üldse minuga kokku ja ma ehmatasin ikka väga ära seal lava taga. Miks keegi ei öelnud? Võib-olla keegi teine ei märganud seda, aga ise märkad ikka kõiki neid pisidetaile. Meil oli Taukariga jõulutuur ja seal oli lastekoor ja mul oli jälle tüllseelik seljas. Olin seal laval, laulsin oma laulu ära ja ma hakkan ära minema ja hetkega nendest kontsakingadest said, ma ei tea, rulluisud. Prantsatasin sinna maha pepuli. Nagu mitte vaikselt, aga nagu selline, nagu midagi oleks lava taga kokku kukkunud, selline hääl oli. Kõigi ees, lastekoor oli taga, kujutad ette, kui naljakas see nende jaoks on. Õnneks nad olid nii professionaalsed, et
nad vist tegid näo, et lihtsalt mitte midagi juhtunud ja mina tegin ka, et mitte midagi juhtunud, et nii pidigi lihtsalt juhtuma, sest et lugu veel käis ja ma panin kuidagi selle oma käe lihtsalt siia ette ja veel laulsin mingi lõpusõnad. Lava kõrval ootas mind üks väike tüdruk, et ma läheksin talle järgi ja me laulaksime järgmise loo koos, aga ma ei saanud minna, kui ma hakkasin sealt püsti tõusma väga kuidagi graatsiliselt. Konts oli jäänud mitte siia alla kinni, aga siia üles. Ehk siis, et ma tõusen püsti, aga siis tagant tahab see seelik ju jällegi nagu ära tulla. Siis ma sain aru, et ei, ma ei saa kuhugile praegu liikuda, et ma lihtsalt kükitan ja siis kuidagi vaatasin tema poole ja tegin nii, et tule minu kõrvale, laulame kohe koos lugu, ma ei saa kahjuks sulle sinna nagu vastu tulla. Siis ta tuli minu kõrvale, õnneks ma kükitada sain ja siis lihtsalt terve aeg, kui me koos laulsime, siis ma samal ajal vasaku käega harutasin seda pusa, mis mul siin kontsa küljes oli. Õnneks ma loo lõpuks sain selle lahti ja siis ma sain lõpuks ometi püsti ja siis me saime, kummardasime ja läksime ilusti koos lavalt ära. Aga see oli ikka lugu ja ma olen lihtsalt nii tänulik lastele, et nad ei hakanud naerma ja kuidagi, ma ei tea, keegi saalist ei hakanud naerma. Võib-olla ma suutsin nii hästi kukkuda, et see pidigi olema osa sellest, aga mul oli küll tol hetkel väga piinlik. Mul ei olegi tegelikult nagu selliseid mingeid nagu backarites ka ma mõtlen halbu mälestusi. Inimesed, kes on mind kutsunud esinema, siis nad on kuidagi selle kõige eest nii suurt hoolt kandnud ja seda kõike teinud nii suure, ma ei tea, südame ja armastusega, et nad on alati katnud tõesti väga ilusa laua ja teinud selle tagaruumi hästi hubaseks ja koduseks ja mõned ongi teinud täiesti ise kõik, kogu laua. Kartulisalatid, ma ei tea, kõik singirullid, täidetud munad, et mida tegelikult Raideris otseselt ei ole, aga nad on lihtsalt ise soovinud panustada niivõrd suurelt. Aga me tegelikult lisasime sinna ühe sellise toreda asja, milleks on kummikommid. Me saime aru üks hetk, et peale kontserti meil klahvimängijaga tuleb eriti suur kummikommi isu peale. Me ei söö neid üldse palju, aga mõned ja siis me mõtlesime, et aga see võib olla selline tore ja lõbus asi, mida kirjutada. Aga ma mäletan, et see oli Tartus suvel ja seal oli korraldaja võtnud kohe eriti tõsiselt sõna kummikomm. Niimoodi, et kui me tagaruumi jõudsime, siis meil oli paar kaussi ja need kõik kausid olid igasugu erinevaid kummikomme täis. Ja see oli just see kontsert veel ka, kus mul tütar oli ka kaasas ja kui ta veel nägi seda tagaruumi, kus on lihtsalt nii palju kausse ja need kõik kausid on komme täis. No ta oli päris rõõmus, siis ta küsiski, et emme, kas nii on kogu aeg või? Ei, kogu aeg nii ei ole. Et mul tuli üks asi veel meelde. Siis tegelikult tuligi. Eelmisel aastal ma esinesin suvel avatud talude päeval ja ma kohtusin seal esimest korda oma fänniga, kes on minu muusikat juba pisikesest peale kuulanud, aga minu kontserdile sai eelmisel aastal esimest korda, kus ta ise on juba suur inimene. Ja kui ma hiljem jälgisin teda pisut ka sotsiaalmeedias ja seal oli palju selliseid lahedaid videoid, mida ta oli filminud just elust enesest, reisidest või kas äkki ka korvpallimängudest. Kuna ma ise olin too aeg just mõelnud, kui mul tuleb video filmimine, siis seal võiks olla keegi, kes filmib ka behind the scenes'i, et kõik, mis siis toimub kaamera taga ja kuidas me ette valmistame, sest minu meelest see kõik on lihtsalt nii põnev, et artistid, keda ma ise ka väga siis fännan ja austan ja jälgin, siis see osa minu meelest alati kõige põnevam. Ja siis mul tuligi mõte, et aga kirjutaks talle, äkki ta soovib tulla minu muusikavideo võtetele ja minuga seal rohkem koos aega veeta. Kui ma kirjutasin talle, aga minul endal oli ka selline ärevus sees, siis mõtlesin, et huvitav, kuidas ta sellele reageerib, et kas on see hea mõte, ei ole hea mõte, aga kuidagi nagu tunnetus temaga kohe esimest korda, kui me kokku saime, oli kuidagi
nii õige, justkui nagu oleks vanad sõbrad juba olnud. Ja ma kirjutasin talle ja ta oli väga positiivselt meelestatud ja ta tuli minu muusikavideovõttele väga suure rõõmuga. Ma ei jõua juba ise ära oodata, et seda kõike näha. Ma ei tea, see on praegu kõik nii põnev. Minu uus lugu näeb ilmavalgust juba 25. aprillil, nii et head kuulamist!